Kus lähed? Mis sa veest teed? Ujuma. Tooni ostis endale sellise jäävanni. Tünni, mis iganes. Ja nüüd läheb sinna suplema. Esimest korda. Vaatame aknast, kuidas sissi läheb sinna. Pani selle täis kõik. Ma esimest korda lähen. Pane varem korda käinud, jah? Paarkümmend sekundit suudan olla, siis juba on hea juba. Proovin, aga ma arvan, et see saab suht hea väljakutse olema. Vaatan mitsi ka. Aga mis ikka? Pärast sul sinna vanni. Ta ei lähe vee alla täitsa. Oi, ma tahaks teha. Teen akna veits lahti, on kuulda kohe, kuidas see on. Ei! Oota, praegu siin. Tahan küll. Tuleb autost välja inimene. Las ta tuleb siis. Ai siia. See mida tood sinna. Oh my god. Nii palju praegu vist ei ole. On küll. Täpselt siin mõõtavad. Ja mõtle, ta ei ole praegu veel nii külm. Mida ta teeb? Ära raiska vett! Varmastel on küll. Mujal ei ole või? Mujal ei ole või? Mõisteleks väga palju nagu ei tule. Vaata, ta ei ole nii hea küll. Vesi vist veel, vaata. On või? Aga külm on küll. Ikka jää küll. Tummikul tapid jää ära ja siis tuled ka vanni. Mõnus on küll. Noh, Mõnus! Tead, kui välja tulla on nii hea. see on nii hea soe, on ju? Jaa, vaata kõik on neid täis. Kananahk. Oli küll või? Ikka. Ma oleks katsuma minna, kui oleks ta Appi. Ma ei ole nii ammu käinud, ma vaatasin, ma käisin vist mingi, viimati kui ma väes käisin, sa pidin riietega jääaugus olema. Just 2 minutit või? Ja riietega veel eriti rõve tundub, kui ta on külmad ja märjad ja rasked ja... Siis me proovisime niimoodi, et nendega välja tulla, need, mis need jää, need... Nii armas kananahk on sul peal. Kõik läheb punaseks ju. Nii räige kananahk. Nii mõnevale või? No ikka, mine proovi. Tead, kuidas see mõnus on see, kus kõik suriseb praegu. Nagu terve nahk suriseb lihtsalt. Nii hea. Ma ei läheks siis, kui peale ka makstakse. Jah. Mina või? Ei! Minul on nii külm, mina küll ei saa. See läheb kunagi igale poole. Ei lähegi. Tuli välja sealt see vesi. Ma veel arvestasin nagu, et no, et ma jätan mingi nii palju või natuke veel. Aga no, tuli välja ära, ega rohkem ei tule. Jah. Väga hea vastu. Kui sa vahepeal istud ja juurde pissid sinna, siis tuleb. Sa lähed nüüd iga... Siis kui liiga külm hakkab, siis mingi... Kui siia vastu, siis siin on soe. On või? Pumba ette peab minema nüüd sinna. Soe. Aga ütleme nii, et kui ära ikka käid, siis nagu ma arvan, et õues võiks 10 minutit veel olla, sest seal noh, too vesi on lihtsalt nii külm, et sa nagu tuled välja siis mingi, nagu suvi. Tere! Täna on teisipäev ja meie tulime vaatama ühte peopaika, sest et, miks? Sünnipäev. Nagu mitu ütleb ka. Sünnipäev. Sest et me vist plaanime ikkagi see aasta pulmad ära teha. Vaatame, kui hästi kõik läheb. Sest kui hästi ei lähe, siis me jätame ära. Tulimegi peopaika vaatama, et kuidas siin on, kas see sobib meile ja siis vaatame edasi. Käisime vaatamas ära, ma unustasin filmida, iga kord on niimoodi, aga ma tegin pilte. Aga ma tegin pilti ilmselt praegu ei näita, sest seal oli, ta ütles, et vabandas ka segaduse pärast, et seal oli ööbinud keegi ja nad alles koristavad, et me sööme lihtsalt selle üldpildi vaadata, et kui suured need ruumid on, kuhu mida mahuks. Et selles suhtes meile väga sobis, hind on super, me mõtleme vist 2 ööd hoopis
et see oleks nii äge, seal on veel saun, seal saab järgmine päev täiega mõnnata, päikest võtta, sõpradega olla nagu saunatada, seal on järv, seal maja taga kohe 2 tiigi on maja ees. Ühesõnaga see koht on nagu, ta on nagu suht ilus, ta pole muidugi see ilus, mis mina nagu hullult tahaksin endale, ma tahaks sellist kohta, kus on nagu klaasist seinad kõik ja nagu hästi palju valgust oleks pildistamiseks, aga ta on nagu siiski väga kena koht, et ei ole midagi hullu. Maalähedasem. Siuke maalähedasem jah, siuke, et ongi puidust kõik, on nagu palgist talad ja sellised asjad, et aga ta on nagu ilus, sest et seinad on valged ja laes on siis need puidust talad, et see nagu mulle täiega meeldib. Ja ruumi oli korralikult, et saabki selle tantsuplatsi võib-olla sinna teise ruumi ikkagi siis teha, et kui sa sööd, siis ei ole nii räigelt selle karjumise ja tantsimise sees. Jah, näed, teeme hoopis sinna äkki selle tantsuruumi. Et ma olen juba nii excited, et juba tahaks hakata korraldama neid asju. Nüüd tuleb vaadata fotograaf. Ma tahaksin ka videograafi, aga ma pean otsima sellise videograafi, kes siis kuna mul on hästi budget pulm, siis ma pean otsima sellise videograafi, kes siis teeb mulle näiteks toormaterjali ja ma panen ise kokku selle, sest ma oskan ise kokku ka panna. Siis on pulmaisa vaja, kes siis paneks meid paari. Toidlustajad me juba teame. Ja mis veel oleks vaja? Dekoreerijat, seda pean otsima. See on kleiti vaja, pintsakut ja ülikonda vaja nagu. Ühesõnaga, palju asju on nüüd vaja, aga vähemalt on peokoht olemas ja saame nagu kuskilt alustada. Jah, et siis on nagu, jah, see on nagu põhiline, ostsid peokoha ja siis vaatad teisi asju. Ja, et nüüd on meil palju mõtlemisainet. Jänkul on nüüd uus kodu. Noh, ehmatsid teda või? Ja läks peitu need. Selle mõnus siuke majakega seal, kus sa saad peitu minna. Ja vanapuuri müüsime maha, sest et kuidagi ta jäi nii suureks siia ja praegune asetus siin on palju parem. Nagu te näete, lapsed vaatavad Saaremaa vlogi. Ja siis nüüd on siinpool. Praegu on küll sassis, aga siinpool on kõik nüüd vaba. Et see on nagu mõnus, et siin on lapsed saavad kiikuda selle kiiguga, ei pea muretsema, vastu kappi või puuri lendavad, et palju rohkem ruumi on ja saab Jänku seal nurgas olla küll. Et ööseks paneme selle osa kinni ja päeval proovime nii palju lahti hoida, kui saame, et... Päeval proovime siia. Proovime või? Ja proovime lahti saada. Okei. Minna sai keerata. Said keerata või? Ja. Okei, tulen eest. Aga Tonikene, mis meil viimastel päevadel on siis plaanis olnud või mis me teinud oleme? Me oleme pulmi planeerinud. Joo, mis on nagu päris hullu olnud juba nädal ajaga. On selline crazy olukord. Ja vaata mu küüsi või? Siia tegi küüned. Kes tegi sulle täna? Luna. Luna tegi. Luna hobuse kleit. Luis. Hobuse kampsun on sul isegi. See on hobuse klamp. Sa ei näe hobuse. Ei näe hobuse. Ühesõnaga jah, suht keeruline on juba praegu see kogune protsess olnud, et leida endale mingid kindlad inimesed, keda sa tahad oma pulmuja, nagu just tegijatest, mitte külalistest. Kui me algselt arvutasime ja arvestasime mingi ühe summaga, mis võib pulmade peale minna, siis lõpuks tuleb see panna korda 2 reaalselt, et nagu kõik läheb nii kalliks ja... Tänapäeval üldse on kõik nii kallis. Ja üldse nagu... Mõtled küll, et teeme mingi kerged pulmad ja et noh, et teeme ära lihtsalt, et noh, et oleks tehtud põhimõtteliselt vaata, et ei viivitaks sellega, et ega ma enam kõige noorem ei ole, ma tahaks ikka pulmad teha siis ära, kui ma olen natukegi noor, et ma siin 33 saan see aasta juba, et kujutad ette või? 33. Ühesõnaga jah, et siis tahaks nagu need pulmad ära teha, ei taha nagu viivitada, et lükata veel edasi mingi veel 10 aastat. No nii. No siis juba jah. Kuigi võiks ka abielluda, aga lihtsalt me oleme nii kaua koos olnud. Mõtled küll, et teed selle nagu, teeme kerge pulma, et noh, teeme ära ja võtame mingi koha ja söök ja ongi kõik on ju. Aga siis hakkad mõtlema, et no võtaks fotograafi. Siis tahaks kaunistusi ka. No tahaks ikka ilusaid sõrmuseid. Tahaks ilusat kleiti ka on ju. Ülikonda kena.
siis tahaks juba seda toda, kui me juba selle teeme, võtame siis juba videograafi ka, on ju, et kui juba on fotograaf, võtame videograafi ka. Ja siis sealt tulebki 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1500 on ju, et nagu need asjad on kõik nii kallid ja neid on nii palju, mida on vaja tegelikult pulma ja no lõpuks mõtled küll, et sa abiellud ühe korra. Ja ei taha teha päris sellist nagu, et istume maha, sööme ja ongi kõik, vaata. Tahaks ikka pulmaisa või pulmaema on ju, kes mänge läbi viib ja kõike seda, et lilli ilusaid ja nagu kõike tahaks ikkagi, et, no ikka, jah. Et oleks nagu õige pulma moodi, et mitte ei ole see, et me lihtsalt lähme nagu teeme sünnipäeva laua, vaata. No registreerime ära ja paljud ei ütlegi kellelegi. No paljud teevad niimoodi ja meie mõtlesime ka pikki aastaid, et me registreerime ära ja lähme selle rahast, mis me pulmadele paneks, lähme hoopis reisile kahekesi, et aga samas tahaks ikka tähistada ka, tahaks ikka seda pulmamelu. Võisõnaga jah, et siis me otsustasime, et me ikkagi teeme pulmad. Ja kui me juba teeme pulmad, siis me teeme uhked pulmad. Et ei ole nagu fancy mingi lossis pulmad, aga no ikkagi korralikud pulmad teeme. Ma ei tea, mis ma mamasega Toni teen, sest ma ei saa, ma tahaks ilusaid pulmapiltis, mul mingi kollast hambad seal. Ma ei saa valgeks, ma olen käinud fotovalgenduses, ma olen kasutanud igasugused erinevad hambapastasid, ma olen kasutanud valgendusplaastreid, ma olen käinud hambaarsti juures valgendamas. Nagu reaalselt maksnud hingehinda selle eest, et saada valgeks ja mul ei lähe ikka nad. Aga inimese loomuses ei olegi valged hambad ju loomulik. Inimestel ongi kollaka kui tahama pulmapäeval olla niimoodi, et ma naeratan, siis ma mingi, et ma ei julge oma hambaid näidata. Kuigi kõik, kes mul pulmas on, kõik teavad, et mul on kollased hambad, aga nagu... Sul ei ole need nii mingid kollased. On ikka. Kollane on ikka kollane nagu. Need on küll. Mul on ka kollased võin öelda. No sul on valgemad ka mul selles suhtes. Mul on teised geenid. Jaa, seda küll, aga hambaarst ütles, et kollased hambad pidi tugevamad hambad olema. Ja sellepärast mul ei ole 15 aastat ühtegi auku ka olnud, nii et see on nagu 1+, aga tahaks ikkagi kena naeratusega ka olla. Ühesõnaga, ma juba kõige peale mõelnud. Aga Toni aga mega armas olnud, ma askan ka siin õhtuti üleval on, aga ma ei saa jääda, sest mõtleb pulmadest. Et nagu nii tore, et ta ka panustab ja mõtleb neid asju, et ei ole nii, et mingi, naine teeb kõik ära, vaata ja ma tulen lihtsalt kohale, on ju, et ta ka ikka väga armsasti siin mõtleb ja samas on kahju ka, et tema peab ka nüüd muretsema nii palju. Et nagu tavaliselt Toni ei ole see, kes nagu nii hullult muretseb asjade osas, vaid nagu olen mina pigem see, aga nüüd on Toni ka. Aga see on arvas. See näitab, et sa ikka hoolid ja sa tahad, et meie pulm oleks ilus ja hea. Praegu on mingi, mind hoitakse vangis. Midagi ei räägi siin. Ma vastan nii, nagu mu naine tahab. Nõustu muidu jääb ellu. Jah. Aga vast saab abikaasa öelda. Jah. 5 kuu pärast umbes. Aga jah, meil siis hakkab tulema siin seda pulma contenti. Praegu küll väga ei ole midagi, aga uue nädala võib-olla lähme dekotürukutega kohtuma Tartusse. No. Eile olime pulmaemaga, rääkisime videokõnes ja ma üritan nagu asju filmida ka. Ma ei tea, kas selle dekotürukutega vestlust ma päris filmida saan, aga ma loodan, et ma saan. Ma arvan, et lubavad ikka. Sest nad ise ka teevad sotsiaalmeedias nagu sisu, et ma usun, et lubavad ikka. Panen kas või kõrvale niimoodi, et siis saab mõned üksikud vestlused võib-olla sisse jätta. Sina tulete ka mulle meeldis, ma filmiksin. Et siis ma tahan rohkem hakata pakkuma siis seda pulma contenti, et kes hakkavad ka abielluma kunagi, et siis nad teaks ka, mis neid ees ootab. Teistmoodi content vaata vahepeale. Ja mina olen see, kes räägib ka hindadest. Sest et väga paljud ei räägi, aga ma olen see, kes tahab rääkida. Muidu ongi see, et inimesed ei tea, mis neid ees ootab, kui palju miski maksab. Mina ka läksin sellise teadmisega, et teemegi, et proovime võimalikult soodsalt teha, et palju see ikka läheb. Et ma tean, et tuhandetes see on, aga lihtsalt, et kui palju see ikka läheb, aga siis kui sa tead, et kui palju see maksab, too 3. töötasu, materjal, see, too nagu, et ma tahan, et kes vaatavad neid videosid, siis saaksid ka rohkem aimu, mis neid ees ootab. Et see on see põhjus, miks mina siis ka summadest räägin, et ma ei tea, miks paljud ei tee seda. Kas sina tead või? Sest muidu äkki ei taheta abielluda. Kui saadakse teada, palju maksab mingi asi. See on nagu siis, kui Luna sündis, siis mulle öeldi ju, et ära siis vlogis näita või räägi sellest, et vaakumiga sündis. Ei lubatud rääkida.
et siis äkki ma ei tea, kas siis, et inimesed ei taha no jaa, et hirmutad nad ära või nad hakkavad kartma. see on päris elu, mina ei taha mingi vaikida maha selliseid asju. No siis ma küll vaikisin. Sest mulle reaalselt haiglas öeldi, ma olin nagu okei, kui öeldakse, siis ma ei julgegi rääkida, vaata. Aga hiljem ma ju tegin ikka selle Luuna oli detailse sünniloo ja seal ma ju rääkisin sellest, et kõike võib juhtuda, et samas mulle meeldib, kui inimesed saavad ka valmis olla selleks, et võib juhtuda selliseid asju, aga kõik läks ju hästi, Luuna on terve tark tüdruk, et ei ole tal midagi viga. Ühesõnaga jah, et mina üritan siis summadest ka rääkida. Oi jah, ühesõnaga jah, nüüd hakkab seda contenti tulema siin. No nii, mis toimub, Toni? Värskendus. Jälle värskendus. Meie siis teeme selle nurga tühjaks ja tõmbame kõik asjad siia, et me saaksime siis need seinad ära värvida. Umbes samasuguseks nagu elutoas meil on. Siis meil tuleb mööbelühega koostöö ja me saame uue voodi, uue tooli, uue laua. Ja siin tuleb nüüd see nurk nii ilus ja mõnus, et see kõik läheks kokku, siis võiks seinad ka olla uutmoodi ja ilusamad. Aga noh, siin on nii palju kola, näete kui palju kola praegu on ju. Aga uus laud tuleb selline, et külgede peal on hästi palju sahtleid ühel ja teisel pool, ehk siis me saame selle kolla kõik ära peita ja kõik näeb nagu ühtsem ja ilusam välja. Clean look. Jah, clean. Ühesõnaga. Ja uus voodi on kitsam ka. Praegu vaadake, sealt näete, kui laialt see üle ulatub madratsist. Ja teiselt poolt ka, ehk siis no ta on nii suur, siit jalud siis samamoodi, vaadake, kui palju üle ulatub. Aga uus voodi tuleb kontinentaalvoodi, ehk siis madratsi äär ongi sama, mis on voodi külg nagu. Ehk siis too nagu, ma arvan, ta on mingi 20 senti kitsam juba, kuigi ta on samas mõõdus madratsiga. Et jah, ilus päike siin paistab, sillerdab ja nüüd me siis hakkame. Oi jah, nüüd hakkab pihta jälle töö. Nagu mõtled küll, teeb ära, aga siis nagu, peab ära ju tegema. Tööd peab ka tegema, ei saa niisama. Minul on ilusad kulmud praegu, näete jah. Mul on see kulmu keemiline värv peal, et kui te mind näete siin sellisena jooksmas ringi, siis teadki, et need kulmud ei ole mul päris, vaid ma varsti pesen maha ja siis nad on okeid. Vaadake, kui tolu tuleb juustest, ma just pesin juukseid. Lähme. Siis kui voodipesu vahetad, siis on ka kõik on nii täis. Päiksekäid eriti näha. No praegu kah niikuinii siin tõstad asju kuskilt kapi tagant, kus ilmselgelt nagu eile alles ei võtnud ju tolmu, et siis on ka kõik tolmu täis. Ma hakkan varsti aevastama, ma tean. Sina ka, Toni, või? Ja nii nüüd oli see, et me ei olnud Toniga rääkinud sellest, et täna võiks seda teha, aga sellel nädalal peaks tulema uued asjad, ehk siis enne seda tahaks nagu ära teha. Ja Toni tuli ise üles ja vaikselt hakkas tegema, siis ma mingi, ma ei pidanudki ütlema sulle. Ise hakkas tegema. Nii tore. Sellised asjad naistele meeldivad, on ju. Ja mehed ise tegutsevad, ilma teile võiks midagi ütlema. Nii, nüüd vahepeal lähme vaatame garaaži. Siin on ilgelt kole, kõik ärge seda vaadata. Siin on ilgelt sassis, kõik ärge seda ka vaadake. Tuli tegelikult isegi koristas siin, et päris palju on siin nüüd ruumi kõndimiseks. Siin on kõik mingi stuudioasjad ja nagu näha ka maja juures need padjad ja asjad. Et siin üldiselt on meil need värvid kõik. Peangi nüüd vaatama, mis meil on olemas. Meil peaks olema kõik olemas tegelikult. Et siis jah, vaata kui palju kaasukaid on. Lihtsalt ootavad siin. Riidest mähkmeid, mida me ei kasutanud väga. Ühesõnaga, siin on kõike. Ja värvid on siin. Nendest peab midagi vaatama siis. Tere! Tere! Rääksin kirjust. Hea välimus. Tal on jah, soe pesu ja talle saapad. Aga siin on värvid kõik. Peame siit vist vaatama. Sa tead või? Sa ise ju panid et siia. Ja vaatame, mis siin siis sobiks. Need 2 on need, mis ma elutoas tegin vist. Kui sa just ei pannud siia peale seda viimast. Siis on need alused on siin all. Siin on köis. Teipi on vaja. Kitsin. Annad see on rull. Vaatsin kile. Seda kile on meil üldse veel või? Ma ei tea.
tead küll, mida ma mõtlen, on ju? ma tean jah, maaldriikile, aga mõtlen, kas kuskil kotti ei saanud või? Siin on ka köid. Köit on nii palju igast otsast järgi jäänud. Siin on veel midagi. Seal on ühed värvid, mis ma ostsin kunagi stuudio jaoks, aga me ei kasutanud, vaata diivanit värvida tahtsin. Noid saab ka kunagi kuskil ära kasutust, nad on nagu need kriitvärvid või tšalk, vaata. Need on tegelikult just kallid värvid. See väike võrk maksis, ma arvan, mingi peaaegu 30 eurot. Väikse võtnud. Oota, aga ma ei saa aru, kus see vetsuvärv on? Vaata, kus siin on rulle ja... Ja meil on üks suur pintsel, mis ma kasutasin vaata elutoas. Seda tuleb ka üles leida. Et muidu ei saa ju värvida. Rulliga ainult paneme selle... Ära ei saanud visatud või? No ma ei tea, kui on ära visatud, siis on küll jama. Oh, nice. Seda on küll palju vaja. Varandust on tegelikult peidus, ei tea, Jah, mis asjad on. see on nii palju kõike. No paremul kui palju, kui on puudu. Siin peal ei ole. Midagi oli nii teravat. No, musik. Jälle tegi haige. See nurk vist siit puidu see surus reigelt varba nurka. Selle stuudio kott ma mäletan. Aga ma ei saa aru, kas need värvid on need, mis me elutoas tegime või on siit üks. Ei, ta oli teistsugune pott ju. Ta peab ka kuskil olema veel. Näed, siia panin ka mingid värvid. Näed, seal all. Ja seal on krunt ka, teda krunti on küll vaja. Ma võtan nad valla siin. Jummel jälle. Näed, siin on ka mingid need pahtelabidad, neid ei ole vist vaja praegu. Pahteldama ei hakka. Käsitöö kohupiima või? Jah, see on pahtel sees. Mis siin on? Raht või? Jah. Nii. Ja seda mul vaja ei ole. Mul on toda vaja, jah, krunti. Sest on pruun sein on vaja ära kruntida, vaata. Ma korraks vaatan, pane niimoodi, et saad kohe võtta selle. Ma korraks vaatan, kui palju neid seda värvi üldse siin on, kui... Nii. Ja see, see on issand. Ikka on, see on see tumedam nüüd. Äkki me teeme nii, et võtame selle ja tolle värvi 2 heledat siis või? Kui palju heledam too on? Ei tea, seda suht vähe. On vähe või? Noh, ma ütleks, et nii palju. Näitab, kas värvi äärt on, näed. Näita valguse poole natuke, kui hele see on. Oota, üritasin hakkama saada. See on heledam. Katsu kumba rohkem on. Või siis panna kokku need. Sama palju. Siis saad mingi pool ämbrit. Tavai, siis võtame mõlemad ja siis võtame selle tumedama ka ikka ja teeme sellise nagu elutoas on. No jah, segab need kokku. Siis ma tegin terve elutoa, vaata kui palju ma tegin. Ja mul jäi nii palju üle. Ja meil on 2 seina vaja magamistoas ainult teha, et sellest jagub küll. Koos selle värviga nagu. Nii, aga nüüd on pintsleid vaja. Ma ei tea, vaata mingid said ära visatud ka. Aga see suur minu arust ei saanud, tolle ma veel meelega pesin ära, sest see oli mingi 16 euri maksis too pintsel. Näe, ma juba näen jah seal. Jah, see ongi see. Nice. See Hansa oma on suht kallis, jah? See paksu pintsel ka see. See leemetas siin. Kott oli peal või? Kott peal, jah. Breitliiner või? Õnneks ei pole midagi hullu. Mis meil veel vaja? Meil on äkki ka väikest pintslit vaja. Kas on väikse pintslit üldse? Üks on siin. Ja see oli ka hea, see on ka Hansama minu arust. No võtabki siis need. Need pärast ära pesti ilusti, on ju? Jah, aga seda plastikut, kuhu siis see käib? Võtame selle väikse. See on täpse, pahub siia. Ja siis teeme siia selle fooliumis selle. Ei ole mõtet. Ma pean tegema 2 see. Jah, selles mõttes poolikas. Okei. Või võtame suure ja teeme poolikuks. Siis ei pea palju panema vahepeal värvi. Selles mõttes küll, aga see on laiem. Hämlik! See on sama. Ei peaks sama enam, jah. No kuidas sul endal mugavam nagu on? Nii teeme. Pellamusika tudub siin päikse käes. Tudub päikse käes või. Teeb ikka seltskonnas olema.
nii, nüüd sai teibitud. Toni teeb praegu seda, et kes ei tea, kuidas see käib, siis Toni näitab, paned siit papitükki, pappfooliumi, paned teipi peale ja siis paned 2 erinevat värvi ja siis saad teha niimoodi. Pintsuli sisse ja siis saad siit võtta värvi niimoodi. Nii, värvimisel lähevad siis need 2 seina. Ja Toni saab nii kaua toda kruntida, kui mina saan siis seda juba värvida, sest see on valge. Sinna krunti ei pane. Seal oli midagi vist vastu läinud, tõmbanud maha. Selle... Praegu on õige aeg. Praegu on õige aeg. Siin on mingi tükk. Kõik tasasused ära võtta ja... Tegelikult võiks kõik selle labida kõrvalt üle käia, need sellised väikesed tükikesed. See on üldse värvitav tapeet tegelikult ja me oleme mingi 1 miljon korda seda värvinud juba. Kui me tulime, siis ta oli vist roheline, on ju. Siis me tegime roosakaks, nüüd tegime pruuniks ja nüüd läheb beežiks. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. But you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Praegu on siis sinna 1 kiht värvi pandud, sinna 1 kiht krunti pandud. Rohkem krunti ilmselt ei panegi, ootame, et see nüüd kuivaks, siis saab sealt nagu edasi värvida. Nüüd Toni tegeleb peegliga, et panna see peegel siia ukse peale. Sest meil oli siin muidu ju varem 2 tuba, et see sein oli nagu vahesein. Aga nüüd me peame seda ust nagu peitma, aga me ei taha nagu ära kasutada täielikult võtta, sest et äkki kunagi on vaja see vahesein tagasi ehitada, et oleks 2 eraldi tuba. Ja siis me nüüd varjame selle peegliga natukene, et paneme selle peegli, meil oli teine peegel siin enne, nüüd võtame need kruvid ära, paneme umbes nendesse kohtadesse, märkisime natuke ära, Toni toob need asjad. Aga see sein on natuke siuke, nagu te näete, aga teise kihiga läheb, ma arvan, paremaks. Valget veel näha. Aga noh, esimene kiht ongi selline nagu, noh, teate isegi, ei oska seletada. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna try, but you never
ma ei mäletagi, kas ma näitasin teile lõpptulemust, aga siin nad said sellised. Praegu näeb kõik suht meh välja, sest mul nagu üldse see koht ei meeldi. Noh, voodi on veel enam-vähem, aga nagu see kola ja klatter ja kõik, mis siin on, see ei meeldi mulle üldse. Aga minu arust on palju ilusam tuba. Nii mõnus sai. Panime 2 kihti ja teise kihiga kuidagi segasime värvi veel heledamaks, sest et tundus, et jääb suht tume. Aga minu arust on ikka sama tume. Aga noh, sobib ikka siia, et ei ole üldse midagi hullu. Lihtsalt, et need asjad ei sobi siin üldse. Mulle ei meeldi tume. Meeldib hele. Toni pani selle peegliga ülesse. Mina siin oma dressides, sussidega. Ja mis veel? Me ootame mööbelühelt asju, aga nad ei ole isegi veel teele pannud. Seega ma ei tea, millal tuleb. Täna pidi tulema. Nüüd ma ootangi. Alates eelsest tegelikult juba ootan. Ja ma ei tea, miks neid ei ole tulnud juba. Et ja ma tahaks juba uusi asju. Aga nüüd ma hakkan vlogi tegema seal. Aga siinkohal ma lõpetan selle video ära. Nii et aitäh, et vaatasite. Ja kui teil on pulmadega seoses mingeid nõuandeid, siis võite neid ka jätta kommentaaridesse. Et kõik nõuanded on teretulnud. Selles suhtes, et ma planeerin pulma esimest korda. Vaatsin mul kohviplekk siin nüüd. Nüüd te näete seda plekki. Aga ma olen kodus. Tegelikult oli mega hea see, et me saime vahepeal seda tuba teha, sest et see ajas nagu mõtted eemale sellest pulma planeerimisest, et see läks vahepeal juba nii käest ära, et iga sekund mõtlesime pulma peale. Ühesõnaga jah, näeme juba järgmises videos. Tšau!